Selle aastane august on üsna töine olnud. Ilm on olnud vahelduv, samas see on üsna hea. On olnud head koristusilma teraviljade koristuseks, aga teisalt soodsad tingimused ka uute kultuuride külviks. Just nimelt uued kultuurid. Taliraps on juba enamuses maha külvatud ja lähmegi vaatame siis, millised tööd on käsil ja millised tööd on tulemas. Oleme künnipõhise harimisviisiga talirapsi põllul. Siin on kasvamas INV sort 2040, 8. august külvatud ja suht kohe peale külvi on pritsitud ka Putisan Stariga. Putisan Stari ja Putisan Avanti saab teha nii tärkamiseelselt, nagu Alo tegi, ja tärkamisjärgselt. Et on tulnud palju küsimusi ja pilte, et millises faasis teha, kui idulehed on juba väljas, et kas tohib teha või ei tohi. Tegelikult tohib teha küll juba idulehtedes, et lihtsalt tuleb hoida tugevat kulunormi. Stari puhul 2,25 liitrit hektarile, Avanti puhul 2,5 liitrit hektarile. Et just tärkamisjärgselt siis nii-öelda, kui juba mõned umbrood ka võivad samal ajal olla väljas, et saaks siis nii-öelda maksimaalse efektiivsuse. Kasutage kindlasti suuremaid veekulusi või ajastage pritsimine vihmade alla või vihmade järgselt. Et kui mullapind on niiske, siis putisaanide efektiivsus tunduvalt efektiivsem. Ja. Sademetega probleemi pole ju viimasel ajal olnud ja näha on ka, et ka eelolevatel päevadel ei ole. Et pigem tasuks siis vaadata, et enne väga suurt vihma, kui prognoos seda näitab, siis ära teeks või tootaks selle väga suure vihma ära. Ja siis teeks selle vihma järgselt, et muidu lihtsalt toimeaine liigub kiiresti mullaks nii-öelda sügavamatesse kihtidesse ja võib efektiivsus nagu selle tõttu ka nagu väheneda. Varem külvatud Clearfieldi põldudes võib ka aeg Clamoxi või Cleravo Flexi pritsimiseks käes olla. Et jälgima peaks, et raps on selline 2-3 päris lehes. Ristiline umbrohi eelkõige on tärganud. Ja siis saab juba muretult umbrotõrje ära teha. Clamoxit saab kasutada 2 liitrit hektarile, Cleravo Flexi puhul 1,5 kuni 1,8 liitrit hektarile. Nagu ka siin põllus, kus varane oder oli eelviljaks, on põhjust ka lisada graminitsiidi, näiteks targat või analoogseid tooteid segada. Et niisugune 0,5 liitrit kuni liiter juurde, et olenevalt siis kõreliste umbrohtude foonist siis põllus. Soovitaks vältida Cetrolat, Agilli, Centuron Plussi, et nendega pigem segusid mitte teha. Nii putisanide kui ka siis Clamoxi ja Cleravo Flexiga, et tegemist on vähe tugevamate kõreliste toimeainetega ja see võib kultuurtaime kõrvetada. Varajastes talirapsi külvides tuleb mõtlema hakata ka kasvu reguleerimisele. Antud põllus veel natuke vara, kuid ma usun, et 2-3 päeva pärast on siin juba 3. päris leht ka olemas. Meie mõtted kasvu reguleerimise suunas jätkuvalt samad, et kaaruks esimeses ringis suurendame taimede sellist juurdumist, tugevat taimikuteket ja surub taimed ilusti vastu maad. Ja siis tulenevalt ilmastikust ja sügise oludest teine kasvuregulaator. Ja teises ringis võiks olla kasutuses Juventus. Et haiguskindlust samuti suurendada on Pasvi portfellis Reviona uue tootena, just vertitsilloosi vastu. Et tugevad taimikud sügisel aitab paremini talvituda, on haigussurvet vähem ja seeläbi ikkagi suurem saak meie eesmärgiks. Aga kulunormidest, kui on siin 3-4 lehte, siis selline 0,5 liitrit kaaruksit hektarile võiks kulunormiks vähemalt olla. Talirapsi põldudes ülioluline on pidev seiramine. Seiramine just nälkjate vastu, sest et niiske suvi ja niiske sügis pigem, see on nälkjate levikuks üsna soodne.
et hoidke põldudel pilk peal, just rohumaa järgi põldudel, just ristiku järgi põldudel, kus nälkjatele on selline soodsam elukeskkond. Just põlluservad, erinevad põllusaared ja nende ümbrused, seal tasub pilk peale hoida, sealt nälkjas nii-öelda põldu tuleb. Tavaliselt ta hakkab siis põllu keskelt kahjustama. Et lahenduseks meil on Iron Max 7 kilo hektarile, et nälkjasurvet maha suruda. Iron Maxi laotamine iseenesest väga lihtne. Tavalise väetise külvikuga lendab ta vägagi hästi. Igatahes hoidke põldudel pilk peal ja kaitske oma põlde, oma rapse nälkjate vastu.